tere! Selles videos näitan lihtsa korrutamisvalemi koostamist, kus andmed võetakse kahest veerust ning kokkuarvutud tulemuste liitmist sum funktsiooni abil. Meil on siin tabel, kus on tooteühiku hind ja kogus. Neid omavahel korrutades saame siis teada, kui palju meil mingi kogus laudu, prusse, mingit materjali kokku läheb maksma. Selleks koostame siia kokku veergu valemi. Valemit alustatakse alati võrdusmärgiga. Ja nüüd hiirega valime kõigepealt ühe veeru andmed, ühe lahtri. Ehk siis sama rea pealt, kuhu me valemi kirjutame, võtame siit sama rea pealt ka vastava väärtuse. Ja nüüd paneme korrutusmärgi, valemis on B3 on olemas, paneme korrutusmärgi ja valime siis koguse, millega läbi korrutame. Koguseks on meil siin 2 ja see asub lahtris C3. Ehk siis valemisse tulebki B3 korda C3 ja valemi kinnitamiseks kasutame Enter klahvi. Nooleklahvidega ei ole mõttekas edasi liikuda, sest kui me praegu hakkame nooltega liikuma, siis näete, et tegelikult valitakse nooltega meile viimast muutujat, ehk siis seda korrutatavat. Et nooltega ei maksa liikuda. Võib liikuda ka tabelspace'iga, aga lihtsam on Enteriga. Kinnitada. Nüüd te küll võite neid valemeid koostada siia ühekaupa, iga rea peale uuesti alustada võrdusmärgi sisestamist ja uuesti trükkida, aga tunduvalt lihtsam on valemeid kopeerida. Et kuna meil siin valemeid kopeerides Excel muudab valemi sees olevad need väärtused, lahtri aadressid, muudab automaatselt ka allapoole viies ühe võrra suuremaks või ka paremale viies. Valemit saab kopeerida mitut moodi. Üks variant on, et me võtame hiirega selle lahtri sellest kastikesest kinni, mis on see must kastikene all paremas nurgas ja kus hiir muutub selliseks mustaks ristiks. Et me saame siit lohistades teda kopeerida. Teine variant on see, et kui meil see tabel on väga pikk, et siis on lohistamisega väga tülikas neid valemeid kopeerida. Et siis on lihtsam sellist varianti kasutada, et te lähete hiirega selle kastikese peale, ruudu peale ja teete topelt kliki hiire vasaku nupuga. Ja sellisel moel kopeerides kopeeritakse meil valem nii kaugele, kuni meil on eelmises veerus andmeid. Kui siin tuleb esimene tühi lahter, siis sellest edasi enam ei kopeerita selle tühja lahtri nii. Ja kui te nüüd vaatate neid valemeid, siis B3 korrutatakse C3-ga, on siis lahtrid B3 ja C3. Ja kui te liigute järgmisele reale, siis seal on rea tähis on muutunud. B4, C4. Ja nüüd oleks meil see arvutatud numbrid vaja ka kokku liita, et võime seda ka ise teha kalkulaatori peal, aga Excel teeb meile selle tunduvalt lihtsamaks. Selleks on jälle ka mitu varianti, aga üks lihtsamaid variante on kasutada sum funktsiooni ja Excel pakub ka sellist funktsiooni kui autosum märgi leiate 2007 Excelis Home taabi alt ja Editing grupist. Ja siin ei ole midagi muud, kui siis
vajutada seda nuppu. Ja Excel pakub meile kohe vastavat hulka lahtreid, mida siis võiks nagu tema meelest kokku liita. Praegu see tema pakutav lahtrite hulk meile sobib. Me liidame need kokku. Ja vajutame selleks, et see valem kinnitada, vajutame jälle Enter ja ongi meil summa käes. Aitäh!